Tervist! See siin on Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin. Rõõm kohtuda. Minu nimi on Urmas Vaino. Juba hetke pärast kõlab helisignaal ja algab vestlus, mis viib sind kokku väga toredate inimestega. Meil on täna külaline, kes avab ukse oma põnevasse maailma, pakub uusi ideid, jagab nippe ja praktilisi soovitusi. Lisaks teen sind tuttavaks ka vähemalt ühe suurperega. Oled sa valmis? Aga hakkame siis sumisema. Tervitused kõigile! Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin alustab taas ja järjekordse teemaga. Suur hea meel, et sa oled meid üles leidnud. Ja nii nagu ikka, nii nagu sageli on laua ümber istet võtnud toredad inimesed. Mul on väga hea meel tervitada Margotit. Tervist, Margot! Tere! Kuidas, Margot, on sinul see sügis tulnud? Kuidas on sellise suvise, ma ei tea, natukene teistmoodi elurütmi üleminek sügisele sellel aastal toimunud? No ei ole väga üleminekut, endiselt on väga toimekas. Ja ikka pea laiali otsas on ka erakordselt soe suvi või ja sügis ju olnud takka otsa järgi siia. No väga tore, Margot, me räägime täna rahast. Kui sa peaksid enda nagu suhet rahaga kirjeldama, mis see siis võiks olla? Kuidas kumb armastab kumba rohkem? Sina raha või raha sind? Minu jaoks on raha eelkõige vahend või võimalus teha neid asju, mida teha meeldib. See on selline vastus, mille ma võiksin leida 10 aastat vana Postimehe kuskilt nagu finantsrubriigi nagu tarkuse nurgast. Aga nii ta on. Aga ikkagi, kas on nagu lihtne saada kokku kõik see või siis on raske see? Kuidas sa ise tunned seda? Milline sinu suhe rahaga on? Ma ütleks, et ma saan üsna hästi hakkama. Aga kogu pere peale mõeldes? Jah, kogu pere peale mõeldes. Mina ju oma pere eest vastutangi, et... Ahaa, kuidas teil on ühesõnaga? Teil on majas ikkagi nii, et sina vastutad ja see ongi sinu vastutus? Mina olengi üksi ja 3 lapsega. Üksi 3 lapsega, nii et sina pead omad asjad ise kõik korda ajama. Ja sul ei ole kellegi peale loota, sul ei ole kellegi otsa vaadata. Täpselt nii. On nii. No kohe saame hetke pärast rääkida nendest headest ja raskustest selle raha juures. Aga enne veel tutvustan Liisi. Liisi Kirch on meil täna siis nii-öelda eksperdina külas ja Liisi tuleb täiesti erilisel päeval oma töökarjääris. Just täna panid sa maha rahatarkuse koordinaatori ameti. Nii on. Kas on kergendus praegu või on natukene ikkagi kripeldab ka, et oleks võinud ju veel mingeid asju teha või et asjad oleksid võinud võib-olla olla sinu töö lõpuks veel paremini? Ma arvan, et rahatarkus on valdkond, kus alati saab teha paremini, rohkem, suuremalt, et teekond, et Eesti oleks siis rahatark Eesti. Ma arvan, et see teekond ikkagi jätkub. Aga ma tegelikult tunnen, et imelik on, et kott mu seljas on kerge, sest seal ei ole arvutit enam sees. Andsid arvuti ära? Andsin arvuti ära ja kiibi, kaardi ja kõik asjad andsin ära, et selline imelik tunne on, et ausalt öeldes täitsa ootan huviga, et mis nüüd saab. Kui sa hakkasid rahatarkuse projekti koordineerima, mis see su eesmärk oli? Miks sa seda tegema hakkasid? Me kõik tahame teha tähenduslikku tööd. Me tahame teha tööd, mis läheb korda, mis mõjutab. Miks sina hakkasid rahatarkuse tööd tegema? Mina leidsin rahatarkuse kui teema tegelikult aastal 2015, kui ma olin oma esimese lapsega kodus ja leidsingi selle teema, et ma tegelikult avastasin, et kuigi ma olen õppinud majandust, siis minu enda kursakaaslased, nemad tegelikult ei rakendanud seda sama rahatarkust oma isiklikus elus, et kui mina rääkisin investeerimisest, siis enamik nendest ütlesid, et aga meie seda küll ei tee. Ja see kuidagi nagu näris mind niimoodi seestpoolt ja mis ma tegema hakkasin andma külalistunde, ma kirjutasin raamatut sellel teemal, ma uurisin ja ma testisin oma enda pere peal hästi palju asju läbi. Kuni siis 2018 lõpus ma sain selle kõne endiselt rahatarkuse koordinaatorilt, et Liisi, tule võta üle. Ja minu esimene mõte, mis peast läbi käis, oli see, et jälle avalik sektor, et ma olen töötanud Eesti Pangas ja Finantsinspektsioonis, siis ma olen töötanud 1 aasta õpetajana, et ma olengi ainult avalikus sektoris töötanud, et ei, ma ei tule.
aga ta pani mulle selle mõtte nii hästi pähe, et kui 2 kuu pärast 1. jaanuaril tuli see töökuulutus, siis 1. jaanuaril mina olin arvuti taga valmis, refresh isin seda CV Online'i veebilehte ja ma olin esimene, kes kandideeris. Aga mingi põhjus selles oli ja ilmselt see, et osaliselt su kursusekaaslased ei mõelnud selle peale. Kuule, aga siiamaani on ju umbes see protsent selline, et ega väga paljud inimesed ei mõtle, et mida sa läksid siis tegema, miks see tundub sulle nii oluline teema, et sa oled valmis alla neelama isegi järjekordse natukene sarnase etapi oma karjääris. Tegelikult ma tegin endale sellise pildiraami, kuhu sisse ma panin kirja, et kunagi on Eestis niimoodi, et iga laps, vahet pole, kas ta õpib Kapa-Kohilas, Tallinnas või Vormsi saarel, iga laps saab koolis selle rahatarkuse baashariduse kätte. Ja aasta oli 2019, kui ma selles ametis alustasin ja minu esimene tööülesanne oli mõõta Eesti täiskasvanute rahatarkuse taset ja see pilt ülejäänud maailmaga võrreldes ei olnud üldse halb, aga ikkagi me nägime, et baasteadmised olid ligi 3% eestlastest ikkagi puudulikud. Ja nüüd peaaegu siis 5 aastat hiljem me oleme teinud järgmise uuringulaine ja me näeme, et tegelikult see nagu muutus on toimunud ja muutus on toimunud võib-olla mitte nii väga vanemates vanuserühmades, aga just nende nooremate hulgas. Ehk siis kõik need haridusalgatused, külalistunnid, konverentsid, igasugused programmid, ettevõtlik kool, junior achievement, edu ja tegu haridusprogramm, ettevõtlusõppe, kõik need materjalid, mis on loodud, et need tegelikult on kandnud nii palju vilja, et meie noored juba on teadlikumad, on targemad, nad investeerivad ja nad mitte ainult ei tea, mida nad peavad tegema, vaid nad päriselt nagu teevad ka, neil on säästupuhvrid ja asjad ja nad võtavad ka vähem laenusid ja nii edasi, et ma nagu tegelikult näen seda muutust, mida mina tahtsin näha 2019, nii et kui ma kirjutasin pildiraami sisse, et koolis antakse rahatarkust, siis nüüd ma näen, et see vedur on nii käima lükatud, et mina saan astuda kõrvale ja see vedur läheb edasi. No väga tore, hoiame pöialt, saame kunagi hiljem kokku aastate pärast vaatame, kuhu ta on läinud, eks, mis on aastatega veel muutunud. Liisi ja Margot, täiesti käsi siin sellele ilusale tammisele lauale pannes. Mina olen sellest põlvkonnast, kus rahatarkus põhimõtteliselt tuli 2 kohast. Esimene oli Singer-Vingeri laul pealkirjaga Raha, mis algas hästi maagiliselt, et kas see on raske saak, eks ju, me kõik teame seda lugu. Ja kus lihtsalt öeldi, et põhimõtteliselt pappi tuleb ja papp saab kogu aeg otsa, eks ju. Ja me kõik kogu aeg räägime sellest. Ja teine tarkus oli see, et siis just nimelt vasakpoolses kapis ülevalt 3. riiulil linade vahel oli emal siis selline nagu must suurem rahakott, hästi vähe kasutatud. Ja seal vahel oli siis mingil ajahetkel nagu 100 rublaseid. Ja põhiline oli muretseda selle pärast, et seal oleksid lillasid Lenineid, mis olid 25 rutsi. Ja kui seal oli neid piisavalt, siis sa võisid ühe ära võtta sealt. Ja tema ei teadnud, ta ei saanud aru sellest, ta luges mõnikord üle ja süüdistas isa. Ja põhimõtteliselt see oli see rahatarkus, millega mina astusin ühel hetkel ellu, sain sõrme ja alustasin oma elu. Ehk siis see oli nagu põhimõtteliselt, kui ma täna mõtlen tagasi, nagu 0 teadmist. Oma elu alguses 0 teadmist. Margot, kuidas sul oli? Ma olen samast põlvkonnast, aga nendele teadmistele lisandus veel üks, et raha ei kasva puu otsas. Kus seda teada said? Kodust. Seda räägiti, eks ju. Raha ei kasvu puu otsas. Seda ma mäletan ka. Öeldi veel seda juurde ka. Jah, selles on sul õigus. Ja õppimine on sinu töö. Eks ju öeldi, et rassi, sa näeb vaeva, õppimine on sinu töö. Aga kuidas oli laenu leib ja laastutuli? Ei, need ei kõlba kuhugi. Mingit laenu ei tohi võtta. Ja ometi tegelikult sellel ajal kõik olid kõigile võlgu. Sellepärast, et palgapäevade lõpus ikkagi just kui mulle tundus, et mingi võlavärk oli. Ja üks asi oli veel tegelikult sellest rahatarkusest. Ja see oli ka väga huvitav asi, millest ma sain aru alles, ütleme, võib-olla tõesti nagu peaaegu täiskasvanuks saades. Minu jaoks kogu aeg oli maagiline mingi asi, mida tuli tasuda. Ühesõnaga, raha juurde käis alati poolik. Ja hiljem ma sain aru, et see oli 0,5 liitrit, ehk see oli väike viinapudel, eks ju. Aga sinnamaani mulle kogu aeg tundus, et aga kes selle teise poole ära joob siis? Et kui inimesele antakse nagu poolik, et kes selle tervikusi või et kuidas ta sinna
poole peale saab, ja kuidas seda mõõdetakse. Ühesõnaga, see oli täielik nagu segadus. Ja sellest tegelikult nagu ei räägitud. Mingid korrad ma mäletan, kui ema nagu luges raha ja siis alati oli nagu sinna juurde natukene nagu nukitsa mehes, et kõik on puudu. Et kogu aeg oli nagu mingi see probleem. Ja kui ma mõtlen nagu enda loo peale tagasi, siis mingigi arusaamine, ja ma ei ole kindel, kas see üldse on piisav, mis täna on mul tekkinud, on nagu kogu aeg läbi valusate löökide olnud. Kogu aeg on olnud nagu kõva mingi näpistamine ja pidev jama sellega. Kuidas sinul, Liisi? Kuidas sina nagu, sa oled natukene nooremast põlvkonnast, kuidas sinuni jõudis kohale see, et raha on miski, mille suhtes saab omada ka teadlikkust ja temaga käitumine nõuab tegelikult mingeid teadmisi ja siis käitumisharjumisi? No mina mäletan, et minu vanaemal oli selline rahakott seal 3. riiulil, et selles mõttes jah, ma vist olen üks põlvkond nagu edasi. Aga ega kodus minule ka nagu ei räägitud väga palju, et mina mäletan, ma läksin ema käest küsima, et miks mina ei saa seda linnuraha, et see oli lihtsalt nii ilus rahatäht Eestis ja 500 kroonina kunagi. Aga nagu väga palju ei räägitud, kuni siis ma olin 18 ja ema lohistas mind panka ja ütles, et ma olen sulle kogunud mingit raha ja me paneme selle nüüd tähtajalise hoiuse peale. Ma ei saanud üldse aru, millest ta räägib. Ja kõige selle krooniks ma läksin õppima majandust ja ega meile seal ka ei räägitud, et kujutad sa ette, sa õpid majandussüsteemi, et kuidas see kõik nagu toimib ja meile räägiti aktsiatest ja optsioonidest ja kuidas ühte ettevõtet nagu hinnastada. Aga meile ei räägitud nagu seda, et mida oma isikliku rahakotiga nagu üldse peale võiks hakata. Ja ega see kõik tuli nii, nagu sa ütlesid, tulebki läbi nende kas valusate või vähem valusate kogemuste. Nii et kõik selline puhas ise õppimise rõõm. Aga mis eelis mul nagu oli see, et mulle kohutavalt numbrid meeldisid. Mulle meeldis pidada nagu arvet, et kuhu see raha siis ikkagi läheb. Sest et see hetk, kui ma sain esimese töökoha, mulle päriselt tundus, et see number, mis nagu iga kuu hakkas tulema, et see oli nagu mingi kosmiline number, et mida ma teen selle rahaga. Sest ma elasin vanemate juures, minu kuluallikad olid see, et oli vaja lõunat süüa, riideid endale osta ja võib-olla autole kütust, aga et sellega enam-vähem asi nagu piirdus. Nii et ma hakkasin lihtsalt nagu testima ja vaatama, et kõik see, millest nagu ülikoolis räägiti, just see investeerimise pool, et mina alustasin nagu sealt ja siis ühel hetkel mulle nagu jõudis väga ka valusate löökide läbi nagu see kohale, et kui sul ikka mingit puhvrit ei ole ja tuleb mõni ootamatu sündmus, siis sul ei ole ka kuskilt võtta. Ehk et selline läbi oma kogemuste õppimine, aga seal juures oli alati nagu see, et aga kõik puutuvad rahaga kokku. Ma käisin kunagi külalistundi andmas kas 6. või 7. jaanuar Rakvere Reaalgümnaasiumi 1. kuni 3. klassi lastele. See 6. 7. jaanuar ja ma küsisin, kes teist sellel aastal on juba rahaga mingi tehingu teinud ja seal 80% lastest julgelt tõstis käe püsti, et muidugi me oleme juba rahaga midagi teinud sellel aastal. Et see on nii igapäevane ja kuidas siis saab olla, et me sellest üldse ei räägi. Nii et sealt see asi nagu hakkas vaikselt peale. Eks ma olen ka väga palju nagu ise neid ämbreid läbi kolistanud. Ütle kõige nagu konkreetsem ämber, mis sul on elus juhtunud. Ikkagi mingi asi, mille pealt sa oled õppinud. Tee sa ots lahti mulle kohe peale seda enda lugu. Ma käisin välismaal õppimas, sain stipendiumi ja üks nendest stipendiumitest, üks osa oli siis transpordikulud. Ja see transpordikulude stipendium nägi välja nii, et ma sain siis sõita kohale ja sain sõita sealt koha pealt tagasi. Aga mina tulin tagasi ringiga. Ma käisin läbi 5 erineva riigi ja kusjuures ma tõestasin neile, minu lennupiletid maksid vähem kui see otse lennupilet Eestisse. Ja mis nad ütlesid oli see, et see ei klapi reeglitega. Sa pead kogu selle raha tagasi maksma, terve selle transporditoetuse, see oli ligikaudu 1000 eurot, mis oli minu jaoks tohutu suur summa. Ja mul ei olnud mingit puhvrit. Ja mis siis juhtus oli see, et ma kraapisingi seda raha kokku ja mul oli iga kuu lõpus, ma küsisin oma ema käest laenu ja see oli minu jaoks nii piinlik. Ma olin 21. Ma käisin tööl, mul oli täis töökoht ja ma küsisin ema käest laenu, et see oli nagu, ma ei tea, nagu emotsionaalselt oli see niivõrd raske ja ma teadsin, et vaat seda ma enam teha ei taha. Ja see oli see eluline õppetund, et sul läheb vaja puhvrit, sest et elu ei hoiata ette, millal sa pead stipendiumi tagasi maksma ja kui sa sealt edasi lähed, millal su pesumasin katki läheb, millal su lastel kõikidel korraga on vaja hambaid ravida või mida iganes. Ehk et see puhver, mis ideaalis võiks olla kuni 6 kuu kulutuste suurune summa, see peab igal ühel olemas olema. Ja isegi kui sa küsid tegelikult eestlase käest, et kas sa säästad, kas sa paned midagi kõrvale? Jaa. Muidugi panen, Liisi, kuidas sa küsid sellist küsimust? Ja siis, kui sa küsid, et aga kui nüüd tuleks teha 1000 eurone kulutus, nüüd palka ei tule vahepeal.
Siis nad ütlevad, ei seda. Mitte niimoodi. Ma kogun pensionisambasse, ma kogun kuskile, panustan lastesse. Aga see, kui on kohe vaja välja, ei, seda mul ei ole. Okei, me võib-olla statistikasse ei süvene niivõrd, ei hakka küsima, et kui paljudel meil on, mulle tundub, et ei ole paljudel. Et see pigem see puffer rääkimata 6 kuust, hea kui oleks nagu kuune puffer, et ega sellega ei ole lihtne. Kuni 25% ütleb, et nad saaksid hakkama kuni 6 aega, siis kui sissetulek kaoks. Päeva pealt saad töölt lahti, kuni 6 aega saaks hakkama. Ja seal on tegelikult umbes 25% on ka neid, kes saaksid hakkama kuni 3 kuud. Ja ülejäänud tegelikult ei saa. No just nimelt, eks ole, et meil on tegelikult probleem ja probleem on just nagu mingi väga kindel nagu ühiskonnagrupp. Margot, kas sul on mingi lugu, mis sulle näppu lõikas, mis õpetas sind kuidagi rahaga teistmoodi ringi käima? Ma olen olnud sellises seisus siis, kui mul üks laps veel oli, et mul oli korralik 5-kohaline summa võlgu, kohtutäiturid, kõik asjad arestitud, firma, autod. Ja siis ühel hetkel lihtsalt tundsin, et kõik, ma ei taha rohkem niimoodi elada. Et see oli see piir ja otsustasin, et kui ma olen 40, siis ma olen võlgadest vaba. Ja võtsin lihtsalt kätte veri ninast välja. Kui sa korraks veel meelde tuletad, mis olid need kohad, kus need võlad olid tekkinud siis? Lihtsalt ületarbimine, krediitkaardid, mingid väike laenud asjad, siis vaatad, et see hakkab apuks minema, siis refinantseerid selline korralik halbade otsuste lumepall. Aga sa tulid välja sellest? Jah. Väga tore, ära nüüd küsi, ma tahan ka ennem rääkida veel. Minul oli täpselt samasugune kogemus ja selleks, et meil küll oli olemas juba 2 last ja ühel õhtul, ja see oli reede õhtu muidugi, selles mõttes, et ega seda tehaksegi reede õhtul, oli toas sellisel moel pime. Ja muidugi, nüüd on nagu erinev mälestuse pilt natukene, et kas me teadsime, et see võlg on seal või ei teadnud, aga igal juhul oli selge, et Eesti Energia ei olnud saanud juba mõnda aega piisavas koguses rahasid kokku, see summa lõpuks ei olnud liiga suur, sest et me suutsime selle uue nädala alguses nagu ära maksta, aga seda sai teha alles uuel nädalal. Ehk siis sa võisid küll ära maksta selle kohe sellel samal reedel, aga tehnik, kes oli elektri välja lülitanud reedel, sai tulla alles esmaspäeval. Et väga nii-öelda korrigeeriv liigutus ja me olime ilma elektrita nädalavahetusel kodus. Põhimõtteliselt oli õnneks, et oli matkapliit olemas, mille peal sai gaasi peal süüa teha, muidu ei oleks sooja sööki teha saanud ja nii edasi. Kriisiharjutus. Ja täielik kriisiharjutus, mida põhimõtteliselt võiks seda teha ju ka praegu vaadata, eks, et kuidas ma elektrita hakkama saan. Aga see oli mega häirekell selles mõttes, et kuule, et kui sul on miski asi selliselt nagu fookuse alt väljas, ja me lahendasime selle asja väga lihtsalt. Abikaasa muutus väga eelarveteadlikuks, hakkas pidama Excelit ja meil on aeg-ajalt siis sellised regulaarsed koosolekud, kus nagu mingeid suuremaid siis ettevõtmisi planeeritakse, vaadatakse need tabelid üle, kust midagi laekub, kust on mingid sissetulekud, millised on väljaminekud, mida saaks muuta kuidagi ja nii edasi. Ja seda Excelit ei vaadata kogu aeg. Eks seda kindlasti võiks vaadata nagu sagedamini, aga see on olemas. See on olemas ja see löök, ausalt öeldes, see nagu, nüüd ma muidugi juba, sellest oli ikkagi peaaegu 20 aastat möödas, räägin seda hea tundega, aga sellel hetkel püha müringu häbi oli. Nagu lihtsalt lastele öelda, et me siin oleme nagu veits võlgu. Et see ei tulnud lihtsalt, see oli väga raske rääkida ja ma olen takkajärgi mõelnud, et väga tore, et see juhtus, sest mingi põhimõte sai täiesti teistsuguseks. Mismoodi teie välja saite või mismoodi sina nagu sellest olukorrast välja tulid? Lihtsalt otsustasin ja hakkasin raha, mul oli see, võlad olid kõik Swedbankas kogutud, siis ma 4 korda vist küsisin nende käest, et kas ma saaks kokkuleppe teha, et ma maksaks korraga selle võla ära ja te võtate need viivised ära sellepärast, et arvestades, et mul oli seda 7 korda seal refinantseeritud, nad olid oma rahad seal, ma ei taha öelda, X korda tagasi saanud. Ja sain kogu aeg eitava vastuse, mul oli täituri juures graafik, maksingi 100 eurot kuus seda täituri graafikut ja samal ajal mul palgatööl ma käisin viimati siis, kui ma esimese lapsega dekreeti jäin 2003. Aga maaklerina on tulemustasu, ehk siis kui midagi müün, siis saan tasu, et mul igakuist palka ei ole. Ja siis ma lihtsalt nendest tehingute rahadest panin kõrvale ja jälle küsisin Swedbanka käest mõne aja pärast, kuni siis 5. korral nad ütlesid, et nad on nõus pool viivistest maha võtma sellest summast. Ma ütlesin, sobib.
ja siis maksin korraga selle võla ära ja peale seda otsustasin, et kõik, mitte kunagi enam kus sellel hetkel see raha siis võtsid? Ma räägin, et ma kogusin nendest tehingutasudest, mis tulid. Miks siis sa ei tahtnud maksta jooksvalt, muidu oleks intressi nii palju maksanud? Ja, okay. aga mul oli veel seal juures see, et ma selle perioodil ma tõmbasin oma kulud kõik nii minimaalseks kui sain. Ma leidsin eramajas toa, mida ma üürisin nii, et ma üüri ei maksnud, maksin ainult kommunaalid ja elasingi 20 ruuduses toas, et lihtsalt kulud olid nii minimaalsed kui võimalik, et võimalikult suur osa nendest rahadest, mis ma teenisin, panna kõrvale, et saaks selle võla kaelast ära. No väga tore, hea kuulaja. Me räägime täna siin Sumina podcastis Eesti Lasterikaste Perede Liidu legendaarsest, tahan ma öelda, podcastis siis pere-eelarvest ja finantsmajandusest, nagu te kuulete, läbikukkumisi istub siin laua taga vähemalt 3, aga ma julgen öelda, et ka õnnestumisi 3, et mismoodi ja kuidas seda siis teha nii, ka siis, kui pere on tõesti suur, kui liikmeid on palju ja need sissetulekud on heitlikud, see on tänase selle jutu tuum, kui sa oled siiamaani vastu pidanud, siis siit hakkame nüüd ühel või teisel kombel siis soovitusi, näpunäiteid, mõtteid, ideid jagama. Liisi, sinul peres 3 last, eks ju, 5-liikmeline pere. Margot juba ütles, tal 3 last ja majandab seda perekonda üksinda. Minul 4 last, ehk siin on päris palju nagu lapsi kokku, aga me ei ole päriselt suur pere, eks ju, keegi. Kas sa usud tõesti, et Eestis saab hästi ära majandada ka siis, kui on ühes peres 8, võib-olla 9, võib-olla isegi üle 10 lapse? Ma arvan, et see on hästi nagu selline teadlikkuse küsimus, et me päriselt, võt see sama Exceli näide, mille sa tegelikult enne Urmas tõid, et see, et sul on see Excel olemas, et sa tegelikult ka tead, kust need rahad sisse tulevad ja kust nad välja lähevad. Sest et mis juhtub on see, et kui meil nagu üldse mingit plaani ei ole ja siis me niimoodi kulgeme, siis teadagi, lastel läheb kõht tühjaks siis, kui sa paned eesukse kinni, keerad lukku, eks ole, esimene küsimus on, et aga mis me sööme, aga kellel vett on ja mul on pissi häda. On ju, tuttav teema, jah? No näed, et kui sul on need plaanid tehtud, et sa juba nagu varud endale mingisugused snäkid kaasa või et sa nagu mõtled läbi, mismoodi, millal me liigume, ehk et see planeerimine, ma näen, et on nagu kõige alus. Ja kui on tegemist suurperega, siis seda enam on see planeerimine nagu veel eriti oluline, aga ma tean ka seda, et need pered, kus päriselt ongi palju lapsi, nad ei saagi ilma planeerimiseta, et nad on juba need planeerimise nagu kunnid, nagu olgem ausad, nad juba teavad kõike seda maailma nii hästi ja sellepärast ma olen ka väga veendunud, et nad ka rahaliselt väga hästi tegelikult teavad, et mismoodi see asi kõik nagu toimib. Jah, muud moodi lihtsalt ei olegi võimalik, eks ju, see elu natukene iseenesest sunnib. Aga kui me võtame nagu siis sellise situatsiooni 0 ja oletame, et meid siiski kuulab ka praegu keegi, kes on moel või teisel tulnud välja, eks ju, siiamaani rahadega. Ja ma olen täitsa kindel, et kõik tunnevad viimaste aastate suure inflatsiooni mõju. Rääkimata sellest, kui juhtub olema veel nii-öelda suhteid pangaga, kas siis kinnisvaraga seotud laenud, transpordiga seotud laenud, mis on kõik läinud kallimaks tänu intresside kasvule. Mismoodi, ja juhul kui ma olen siiamaani kuidagi hakkama saanud ilma, et ma teeksin seda Excelit või teeksin väga teadlikku plaani, Liisi, kuidas sellega üldse peaks pihta alustama? Mis see hea lähtepunkt võiks olla? No tegelikult, kui sa toimetad igapäevaselt pangas, siis suuremad pangad pakuvad sulle juba mingisugust sellist graafilist lahendust, et vaata nüüd, mismoodi sinu see raha, eks ju, jaguneb. Loomulikult seal on mingid erisused, kui sa väga palju kasutad sularaha, siis tegelikult see sularaha osa on äärmiselt hägune, et keegi ei tea, kuhu see raha läheb. Aga meil on ka olemas rakendused, kuhu sa saad internetipangast oma andmed alla laadida ja ta ise grupeerib, ise näitab sulle ka, eks ju. Et tegelikult tänapäeval tehnoloogia ja kogu see maailm on nii palju edasi läinud, et meil ei ole vaja enam tegeleda tšekkide kogumise ja sealt pealt siis ükshaaval nende kirjete nagu üleskirjutamisega, mida ma olen kusjuures ka teinud ja see oli väga silmi avav harjutus, et ma näiteks panin päriselt kirja, kui palju ma suudan kokku hoida, kui ma kasutan neid Maxima kaarte ja Rimi kaarte ja see oli 10–15% minu toidueelarvest. Et päriselt tehke need kaardid ära, no kuine toidueelarve on 500 eurot ja sa võtad sealt 10%, see on juba 50 eurot ja isegi suure pere peale, see on ikkagi nagu suur summa.
nii et üks selline hea nipp kohe on nagu kasutada kliendikaarte. Aga ma mõtlen nagu ka seda, et mõnes mõttes on raha teemaga natukene ka nii, et kui me hakkame nagu oma seda teadlikkust tõstma, et nii, et me peame nüüd sellega tegelema, tavaliselt elu nagu sunnib, on ju. Siis tegelikult me teame ka ise neid kohti, kust me saaksime kokku hoida. Et näiteks mul oli ühel koolitusel, mul oli angaari täis meesterahvaid töötunkedes ja me rääkisime siis oma kulutamismustritest, sest üldjuhul on tegemist harjumustega. Ja siis ma küsisin, et aga kus te kulutate siis nagu ülemäära palju või kas teil kellelgi tuleb üks koht? Ja siis nad seal kõik pomisesid natuke niimoodi nina alla, ütlesid, et tankla. Mõtlesin tankla, ma pean ka autot tankima või ma ei saanud üldse aru, millest nad räägivad. Ja siis nad ütlesid, ei Liisi, et siit kilomeetri kaugusel on tankla, et me käime seal kõik ostmas kohvi ja suitsu ja süüa ja nänni ja magusat ja kõiki selliseid asju. Ehk et nad tegelikult teavad ja ma arvan, et kui nagu üks pere hakkab süvenema, siis nad isegi ei pea nagu ülemäära palju neid numbreid kirja panema. Muidugi, kõigil kohe tuleb, kui ma teie käest küsiksin praegu, tuleb. No tankla vist ei ole, aga põhimõtteliselt tankla, jah, jutumärkides. Küllap see igapäevase, ma olen mõelnud lihtsalt seda, et igapäevase nii-öelda selle jooksva kulutuse suurus on kindlasti asi, mida saaks palju paremini kuidagi kontrollida. Ja see on täpselt see lumepalli efekt on ju, et ma sõidan täna korraks Boltiga, sest mul on kiire, ma tahtsin siia ruttu jõuda, sõidan Boltiga, homme mul on jälle kiire. Miks seda Bolti näidet tõid? See oli just esimene asi, mida ma mõtlesin, ma ei ütle, sest mulle tundub see nii oluline, nii mugav linnas kiiresti sõita. No see on jälle natukene selline nagu, et loomulikult, kui sul on ühe korra vaja, et siis sa kasutad. Aga kui see on ühe korra ühes päev. Aga kui see on selline harjumus ja tegelikult sa lööd nagu kuu lõpus kokku kõik need väikesed 4 eurot, 5 eurot, 7 eurot ja kui kuu lõpus on see nagu 130 eurot, noh siis see on nagu too much on ju. Aga minul see tšekimajandus näiteks aitas küll väga. Käid toidupoes on ju. No ütleme, millal ma seda tšekimajandust, see võiski üks äkki 7-8 aastat tagasi olla, et võtsingi reaalselt absoluutselt kõik tšekid ja panin omal tabelisse, et vaadata, et kuhu palju kulub. Ja iga kord, kui käisid poes, läks 50 eurot. Vahet ei ole, kas sa käid iga õhtupoes, üle õhtupoes või 2 korda nädalas. Et nüüd ma näiteks teadlikult tellin kulleriga. Siis ei ole seda, et lähed kõik oma päevatoimetused ära tein, käin kiiresti poest läbi ja siis kõht on nii tühi, et nälg võtab silma nägemise ära. Ja siis igal pool on oranžid sildid. Osta mind. Nüüd võtan seda. Nüüd ma tellin kulleriga ja ma sain, mul läks enne kuskil, siis kui ma seda tšekimajandust arvestasin, see oli kuskil suurusjärk 700-800 eurot läks kuus söögi peale ja see on nagu müstiline summa arvestades, et ei ole nii suur pere. Et nüüd on rahulikud seal, ütleme 400-500 vahel. Väga hästi. Sa oled isegi väitnud, ma kuskil lugesin sinu mingites lugudes, et põhimõtteliselt sina oma 5-liikmelist pere majandad ära 100 euroga toidurahaga nädalas. Jah, see 100 eurot ei ole nüüd selles mõttes reaalsus, et 100 eurot oli see näide, et sellega me saaksime ilusti hakkama ja me ei tunneks millestki puudust. Praegu, kui ma vaatan numbritele otsa, siis keskmiselt kuus on ikka selline 400-500 eurot. Et noh, ma nagu näen ka, et me selles mõttes me ei pea ennast kuidagi pidurdama, meil ei ole rahaliselt kuidagi raske, et ma ei mõtle selle peale nii palju, sest mul ei ole hetkel seda vaja, aga kui oleks vaja, siis ma tean, et 100 eurot nädalas, et ma arvan, et meil isegi jääks üle sealt. Ehk siis põhimõtteliselt juba see nii-öelda teadlik lähenemine, mida kindlasti paljud teevadki, aga kindlasti on ka võimalus, eriti kui me hakkame rääkima, et midagi peaks panema kõrvale ja peaks otsima neid kohti, kus siis endale leida seda kõrvale panemise võimalust, siis tegelikult nad on olemas. Muidugi on olemas ka minul, et selles mõttes, et ma usun, et sul on täpselt samamoodi, et kuigi sa jälgid, sa teed oma nagu tabeleid, eks ole, täidad, et aga ikkagi igal ühel meist on nagu mingid kohad ja mõnes mõttes see ei pea nagu ka juuksekarva lõhke ajama, et noh, see on okei, kui see kuidagi moodi nagu ei pitsita sind. Aga minu meelest on ka oluline näide oli see sama, kui COVID algas ja kui teenindussektori töötajad väga paljud jäeti koju ja nad said 40% sellest palgast, mis nad eelmine kuu said ja keegi ei teadnud, millal see asi lõpeb. Mulle kirjutasid mu endised klassikaaslased, et Liisi, mis nüüd saab? Et ma maksan ära oma kodulaenu ja mul ei jäägi rohkem üle 0 puhvrit. Jälle see sama näide, et kui sul puhvreid ei ole, et tegelikult sa oled väga haavatavas olukorras. Ja siin kusjuures ei ole isegi oluline, et kui suur su pere on või milline on su sissetulek. Ikkagi, kui puhvrid on puudu, siis see on ohukoht. Kuidas sa need kulutusi siis tegelikult nagu planeerid? Nii suuremaid kui väiksemaid? Mida sa siis teed selle juures? Kuidas see nagu sinu nii-öelda käsitluses käib ja mida siit võiks siis soovitada neile, kes alustavad alles?
mina kasutan sellist asja nagu eelarve ehk et mitte lihtsalt see, et ma kirjutan nagu ülesse, et vot täna käisin poes ja kulutasin 50 eurot toidukaupadele, vaid mul on nagu kuus on nagu ette pandud mingi summa. Ja see on kusjuures ka nipp, et kunagi, kui ma kolisin oma tänase abikaasaga kokku, siis ta ütles mulle, et päriselt, et sa lihtsalt tuimalt paned Excelisse kulusid kirja, et ma ei ole nõus sellega. Ja see lõi nagu minu kulude pildi täiesti segi, sest et tema ju maksis osasid asju ja siis maksin mina ja siis issand, et nüüd me ei saa enam keegi aru, et palju meil siis nagu kulub. Liisil olid silmad praegu suured nagu tõllarattad. No, absoluutselt. Nii, ja siis ma mõtlesin, et aga mul on vaja teda pardale. Mul on vaja, et tema ka seda asja teeks, sest mina tahan nagu jälgida. Ja nii me panimegi paika selle eelarve ehk mingi piiri, et näiteks see toidukulude näide on, et näiteks 500 eurot on see piir, et proovime nii, et me sealt üle ei lähe. Ja nüüd siis tal tekkis... Siis tekib see võimalus, et 3 esimese nädalaga saab 450 ja siis viimane nädal palun väga. Ja kartulikoored on ju või mida iganes. Aga mis tekkis oli see, et minu abikaasal tekkis hasart. Kas me siis nagu tuleme välja või ei tule? Et kas me siis nagu mahume see kuu ka ja kui näiteks oligi, ma ei tea, sünnipäevade kuu, meil on veebruar ja märts, 2 kuud järjest on meil nagu kogu aeg on ainult üks suur sünnipäev. Ja siis tal tekkis see, et et kas meil nüüd ka mahume nagu sinna 500 sisse. Kusjuures kui me ei mahu, siis ta ütleb, et pole hullu, me vaatame aasta keskmist. Kohe läheb ilusamaks. Nii et meil on nagu see eelarve ja niimoodi me nagu teame ja seal on nagu ka need suured kulutused, et näiteks korra me käisime Uus-Meremaal reisimas ja ma ostsin lennupiletid 2500 eurot. Nii ja siis võtame oma kulusid kokku ja mees tuleb, issand Liisi, mis asi see on reisirea peale 2500 eurot appi, et meie eelarve kõik on lõhki, kõik on valesti. Mis me nüüd teeme sellega? Ja siis me jälle tuvastasime, et aga nüüd me vaatame, jagame selle nagu aasta peale ära. Ei ole tegelikult tullu midagi ja me teadsime, et me tahame Uus-Meremaale minna, see võtab rahakotist nagu mingi tükki ära. Nii et eelarve oli nagu see meie nipp, et kuidas me planeerisime loomulikult. Ettemõtlemine ikkagi pikema perioodi peale ettemõtlemine. Jaa, see on nagu plaani tegemine. Mitte nagu siis jooksev kuu ainult, vaid kui pikalt see eelarve sulle ees on siis? Meil on nagu aasta keskmine. Ja me vaatamegi aastat kui tervikut, siis 2023. Nii, 2023, nüüd ei ole teda palju jäänud, eks ju enam, aga siis seal on iga kuu kohta mingi kulutus siis näiteks reisimisele ja siis sa kulutad selle võib-olla aasta alguses suure osa summast ära, et siis reisida võib-olla aasta lõpus alles. Aasta teises pooles. Ja absoluutselt, aga nii käibki, et me vaatamegi seda aastat nagu tervikuna ja loomulikult me vaatame vahepeal ka üle, et kuule, et nüüd laps vahetab trenni ja see järgmine trenn, mille ta valib, et see maksab nagu tunduvalt rohkem, siis ma saan aru, et minu eelarve lihtsalt ei klapi enam selle tegelikkusega. Aga mida ma näen on see, et eelarve on tegelikult plaan. Ja nii nagu sa planeerid oma puhkuse reisi, et lennukipiletid vaja osta, autorent vaja kinni panna või me esimene majutus või mis iganes, me tahame näha seda teist ja kolmandat. Nii sa teed ka oma rahalise plaani ja see tegelikult hoiab sind juba ree peal ja sa nagu oskad ka ette arvestada, millal sul on vaja osta lastele neid talveriideid. Ja Liisi, aga selle juurde sekkub siis elu reaalsus. Okei, reisiga ta ei sekku, aga seda, et külmutuskapp hakkab köhima ja ütleb, et nüüd on mul see genekas või asi, mis mul seal vastu seina on läbi ja on vaja osta uuem ja noorem suguventsi ja seda jahutustööd tegema. Kuidas sa nende asjade vastu ennast näed? Elu tuleb kogu aeg uksest täpselt sisse. Üks õpetaja kunagi ütles ja minu meelest see nagu töötab nagu nii hästi, et ta ütleski, et aga mul ei ole ainult üks pangakonto, sest et kui ma panen raha kõrvale ja samal ajal hoian seda selle pangakonto peal, kust ma maksan piima ja kommunaalarveid, siis juhtub see, et see lihtsalt nagu kaob ära, kulub ära niimoodi sujuvalt. Ja ma ei märkagi seda. Aga kui ma teen nagu mingi kõrvalkonto, ongi minu unistuste Itaalia reisikonto, minu kodu elektroonikakonto, minu autoremondikonto, minu hammaste remondikonto, mida iganes. Et ma panen nagu jagan selle raha niimoodi ära. Alguses on nagu jube imelik, igale kontole läheb 5 eurot, 10 eurot. Kuhu ma siis välja jõuan? Aga tegelikult, kui sa regulaarselt seda teed ja kui sa jagad selle nagu püsikorraldustega ära, siis sa ei märkagi, kuidas kogu aeg niimoodi koguneb neid summasid. Ja selle sama õpetaja näide, ta ütleski, et aga mul ongi nagu ägedad nimed ka. See ei ole mitte lihtsalt mingi konto 2 on ju, vaid see ongi mu unistuste reis. See on see minu konto ja võt, kui ma niimoodi mõtlen, siis ma mõtlengi, et ma mitte ei säästa raha, vaid ma kogun endale oluliste asjade jaoks. Et siin on ka see nagu mõttemustri nagu vahe, eks, et ma pean endale selle nagu söödavaks tegema. Endale põnevaks, endale toredaks, ma ei tea, kas või romantiliseks, kui vaja. Ja okei, ma saan aru, et sina said enda leibkonda elukaaslase, kes ei tunnetanud selle järgi vajadust ja siis ta ühel hetkel hasart
tõi teda mängu. Kui vana praegu sinu kõige vanem laps on? 8. Kui palju sa temaga oled juba rääkinud rahaasjadest? Oi, kõvasti. Tuli nii toredasti esimese klassi poole peal ja ütles, et emme, kui ma mõtlen rahatarga lapse peale, siis ma mõtlen iseenda peale. Kui tore. Ema töö oli läinud õigesse kohta, eks ma loodan. Tööandja juurest kohe preemiat juurde. Aga okei, aga seal tuli ilmselt, ma ei tea, osaliselt piimaga, osaliselt kodus oleva õhustikuga. Mis hetkel ja kuidas võtta kõik pereliikmed sellesse teemasse kaasa? Sest mulle tundub, et see üks maagia on see, et kui sa teed seda üksinda, on väga suur oht, et sa jäädki seda üksinda tegema või vastupidi, ei tule sellest tegelikult midagi, sellepärast, et sa teed seda üksinda. Absoluutselt, et mul on ka neid näiteid, kes on mõelnud, et nii, et kõik see, mida räägitakse ühiskonnas rahatarkusest, on väga inspireeriv. Meie nüüd hakkame ka. Ja siis, kui selles peres on teismelised lapsed ja kui sa ei seleta neile, et mida me nüüd hakkame tegema, siis nad tulevad ja küsivad, et aga enam krõpsu ei ostagi või kas me enam kinos ei käigi, kas nüüd ongi nii või, et kõik on nagu pea peal, et emme, et mis nüüd toimub. Et tegelikult see on väga õige märkus, et sa pead rääkima selle oma perekonnaga läbi. Ja näiteks, kui asi puudutabki nüüd reisiraha kogumist, siis mis neil saab selle vastu olla, aga sa pead kommunikeerima ka nii, et kõik nagu saavad aru, et mille pärast me teeme neid muutusi. Nii et meie teeme seda niiviisi, et me näiteks planeerime nädala menüüd kõik koos. Ja see käibki nii, et ma käin ja küsin iga ühe käest, mida sa tahad järgmine nädal süüa. Kui ta vastab iga kord, ma ei tea, pelmeene. Ei vasta iga kord. Esimesed 2 või 3 korda võib-olla ta vastab, aga siis on tal kopp ees ja siis ta hakkab tahtma pitsat. Või et kas me võime nii teha, et me tellimegi väljast mingi õhtu. Ja kui ma juba tean sellega arvestada, siis ma olen jälle selle planeerimise faasis, eks ju. Et ma saan ise oma kuludega paremini hakkama, kui me räägime nagu kõik koos. Ja samamoodi on lihtne näidata, kui sul ongi see tabel juba olemas. Aga näita siis lapsele. Kui sa ei taha numbreid näidata, siis tee see nagu piruka graafik sinna, et ta nagu näeb ära, et siuke osa lähebki toidukulude peale, me peame sellega arvestama. Selline osa siin on see, millega me saaks kuidagi mängida, mis on selline meelelahutuslik osa ja kui me jätame mõned kinoskäigud ära, lähme selle asemel hoopis, ma ei tea, matkarajale matkama, siis me saame panna mingi summa kõrvale ja vot näe, järgmine aasta saame minna kõik koos perega reisile. Margot, kuidas sinu lapsed kaasas on selles protsessis? Mul on nii, et ilmselt suuremaga jäi see õigel ajal, kuna ise polnud ka õiges kohas, siis jäi see teema tegemata, temal on nii, et kõik, mis tuleb, kõik kulub ära. Väiksemad Bilanss on kogu aeg positiivne ehk natukene üle nulli. Või on isegi, või ikka saab otsa, tuleb küsima? Saab ikka otsa niimoodi sendi pealt reeglina. Aga väiksemad on hästi tublid rahakogujad. Kui ta tuleb küsima su käest, tal saab otsa see varem, mis teed siis? Ei, nüüd ta enam ei küsi, sest ta lõpetas kevadel kooli ära. Ja nüüd ta, ma ei tea täpselt, mida ta teeb, ärge küsige, aga ta teenib raha natuke, jah. Mida ema süda ütleb, kas ta teenib nagu, et eriti kui tal on olnud nagu raske selle pidamisega, et kuidas sa nagu siis hoiad seda silma peal seal? Ma arvan, et see on üks väga keeruline koht. Noore iseseisvaks saamine. Kuidas sa nagu jälgid seda? Kuidas sa toetad teda praegu või ei toeta? Tead, ta teeb arvutis midagi. Ma ei tea, ühesõnaga joonistab mingit mänguskinne ja ma ei jaga seda teemat, aga ei ole nii, et ta millegi illegaalsega tegeleb. Et sa ikkagi kontrollid seda aega, küsid ja uurid? Jah, ma tunnen huvi, ma otseselt füüsiliselt tema arvutit ei kontrolli, aga ma tunnen huvi, jah. Et midagi ta seal netis müüb seoses mingite mängudega. Saab sellega hakkama? Saab sellega hakkama. Teed sa ise seisvad praegu? Jah, aga tal ei ole kulusid. Ta elab sinu? Ta elab jah, et tal ei ole kulusid, et ta saabki, see ongi siis nii-öelda... Aga kas tal on ka mingi kohustus? Selles mõttes, et ta on ju täiskasvanud inimene nüüd, eks ju? Ma saan aru, täiskasvanud inimene, kui ta elab sinu juures, kas tal on mingi kohustus katta mingi osa kulusid, kas ta ostab ise natukene süüa või ei ta ole teinud seda? Ei, rahaliselt ei ole, aga ta näiteks, kuna mina olen täna siin, siis ta näiteks läheb järgi kõige väiksemale lasteaeda. Ehk siis tal on sellised füüsilised ja ajalised kohustused. Aga rahalisi kohustusi hetkel veel ei ole. Ma ei ole otsusele jõudnud, et kas ma võtan selle teema millalgi üles, et... See päris hea, ma küsin kohe Liisi, kuidas seda teha, aga Margot, ma lähen veel keerulisemaks. Kui ta praegu ühel hetkel ütles, kuule ema, et mul on siin nüüd nagu läheb, et aga vaata, mul on see hiir on selline vana, et siin neid skinne joonistada, et kuule, pane mingi 300 sisse, et mul hakkaks veel, ma maksan paari kuu jooksul tagasi. Aga ma ütlen siis, et teeni raha ja osta.
et ei 300 ma saaksin kiiremini nagu kohe nagu need skinnid tehtud, et kui see kohe laenaks. Ma võin 3 Maximast tiire osta, aga 300 tiirt ma kindlasti ei osta. 300 tiirt sa ei saa. Siis kuidas seda teha? See on väga tore näide selles mõttes, et reaalselt on nii, et lapsed saavad täiskasvanuks. Reaalselt on nii, et nad ei koli kohe ju välja ja see kõik on tore. On tore korraga see, et me saame neid näha kasvamas ja lõpuks, et me saame kõik hakkama. Kuidas sellel hetkel käituda? Mis oleks nagu see praktiline, kuidas sina oled mõelnud, et see asi võiks minna? No minu lapsed on veel väikesed, et mul nagu praktiline kogemus selles osas puudub, aga minule endale võimaldati seda nagu, mina kolisin kodust niimoodi sisse välja kogu aeg. Käisin välismaal õppimas, tulin tagasi, kolisin jälle vanemate juurde ja siis ma kolisin vahepeal ära ja siis ma kolisin jälle tagasi. Et minul lasti nagu sellist asja teha ja kuidagi ühel hetkel nagu endal tekkis see tunne, et ma tahan mingit nagu oma asja. Ma olin 21, kui ma ostsin endale korteri ja noh, siis ma ikkagi enam-vähem hakkasin juba välja ka kolima nagu lõplikult. Ostsin endale, sul oli enda raha 21 aastaseks juba olemas. Ja minu vanemad panid mulle mingisuguse summa kõrvale, ma panin ise sinna veel juurde ning mu isa tuli mulle käendajaks, sest mul oli sellel hetkel tähtajaline leping, aga niipea, kui ma sain tähtajatu lepingu, siis ma ise ütlesin, et ma ei taha, et sa käendad mind, et võtame sind siit nagu välja. Nii et aga mis ma nagu mõtlen selle nagu taustal on ikkagi see, et mõnes mõttes see on nagu okei, kui nad õpivad ja on noored ja alles otsivad ennast, et loomulikult, et las nad elavad kodus, aga kusagil on nagu see piir, eks ju ka. Et noh, see sama, et seda elektroonikat, uut arvutit nagu noh, mina ka ei ostaks enam, et kui sa tahad nagu tööd teha, see on sinu töövahend, siis sa pead ise selle jaoks raha leidma. Et minul oma vanematega näiteks selliseid vestlusi ei olnud, aga mingil hetkel vaata ise hakkad seda nagu mingit piiri tunnetama. Nii et ma arvan, et siin on nagu ka see nagu selge kommunikatsioon on nagu see võti, et noh, näiteks, et senikaua, kuni sa õpid, on see okei, et sa siin elad, aga kui sa nüüd nagu kuidagi lõpetad näiteks õppimise ära või noh, seda piiri võib mujale ka tõmmata, kui sa saad 25, siis on nagu kõik on ju, või sa hakkad ka samamoodi hakkad üüri maksma mulle selle eest, et sa siin elad. Ja noh, loomulikult siin tulevad ka mängu need sellised ootamatud olukorrad, et kui tõepoolest lapsel nüüd juhtub midagi ja ma ei tea, kaotab töö või on muul moel kuidagi väga keeruline periood, et loomulikult on see okei vanematena aidata, aga siin on jällegi nagu see piiride seadmine, et see ka ei ole okei, et ma saan aru, et Lõuna-Euroopa riigid ikkagi maadlevad väga palju sellega, et need lapsed ei koligi välja ja sealt tekivad juba edasi need nagu probleemid, et aga kes neid siis üldse tahab nagu kuidagi sealt ka nagu vastu võtta, et mõnes mõttes oledki kogu aeg olnud ja sa ei oskagi süüa teha või pesu pesta ja et sellised nagu elementaarsed oskused tegelikult, olgem ausad, tulevad siis, kui sa elad nagu eraldi. Minu oma süüa vähemalt oskab teha. Ma selles mõttes ma ikka terroriseerin aeg-ajalt, et okei, aga tuleme see oli väike kõrvalepõige ja jutt hakkas pihta sellest, et see vanem laps ei ole kõige parem majandaja. Mis hetkest hakata nagu siis, ja ma saan aru, et päevast A või laps ju tunneb raha vastu huvi juba nagu noh, tõenäoliselt üsna varajaselt, eks ju, varajasest hetkest, et mis ajahetkest siis anda seda taskuraha ja kuidas seda taskuraha nagu kasutamist suunata? Ma küsin Margoti käest kõigepealt, kuidas sa siis tegid seda? Et kas sa näed, et selle vanemaga läks võib-olla midagi selle asja juures nagu viltu või mitte? Läks jah, et ise ei osanud ka õpetada ja eks temal oligi siis lihtsalt kõik, mis sai, see kulus ära. Aga taskuraha koha pealt mina olen hakanud taskuraha andma siis, kui käivad koolis. Enne kooli ei ole. Ja siis ei ole mul ka niimoodi, et oleks mingid kindlad summad, vaid pigem see, et see on nagu Eesti riigi eelarve nagu selline vajaduspõhine. Jah, vajaduspõhine, et kui on vaja, siis saab. No siis on selge, et ema võib ühel hetkel ka pankrotti minest. Vajadused noortel kasvavad kiiresti nagu kukeseened. Tead, vastupidi. Pigem on nii, et ma arvan, et see summa terve aasta peale jääb 2-kohaliseks. Ja pigem sinna... 2-kohaliseks aasta peale, ära jama. Ei, päriselt. Et mul on need väiksemad, kõige väiksemad on lasteaias, aga nad on sellised tublid, et mõlemal on oma rahapurgid ja seal on mitme aasta sünnipäeva raha. Ehk siis ei ole niimoodi, et kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, on nagu see kõige põletavam küsimus on, et täitsa kuidagi on läinud, nendega olen nagu rääkinud ja püüdnud ka suunata niimoodi, et ei ole mingit põhjust, et kõik, mis tuleb, kõik peab välja minema.
ja on see arusaamine kuidagi kohale jõudnud, et on väga mõistlikud. Liisi, kuidas seda taskuraha asja siis nagu planeerida ja kokku leppida, et seda enam, et ju lapsed peres väga eri vanuses, kellelgi vanemaks saades ongi seda iseseisvust juba vaja rohkem ja on vaja seda taskuraha tõenäoliselt ka rohkem, et kuidas sulle tundub, mismoodi siin neid reegleid võiks paika panna? Ma olen nagu hästi seda meelt, et taskuraha peaks andma. See, kas see on nagu jooksvalt või see on nagu nädalas või kuus mingi kindel summa, see isegi ei ole oluline, aga tal peab olema mingi oma raha, millega ta saab nagu testida ja katsetada ja vaadata, mis juhtub siis, kui ma kõik kulutan kohe ära või mis juhtub, kui ma kogun ja ma ei tea, tahangi endale osta rula või ratast või mida iganes, eks ju. Et ta peab nagu saama neid kogemusi ja hea on, kui ta saab need kogemused enne, kui ta kolib kodunt välja, sest et muidu nagu see reaalsus lihtsalt lajatab nagu kõige täiega. Ja ma olen nagu nõus selle mõttega, et lasteaiaealisele ei ole vaja anda taskuraha, eriti sellist nagu regulaarset taskuraha, sest et esiteks ta ei oska sellega arvestada. Tal ei ole seda abstraktset mõtlemist, et me just tellisime siis veel ministeeriumi alt rahatarkuse õpiväljundite mudelit ja see mudel oligi arengupsühholoogidega kooskõlastatud ja nad ütlesid, et aga ta ei suudagi analüüsida või nagu sünteesida, näha nagu seoseid. Et see ongi okei, see on hea kohane. Nii et ma olen nõus, et ei peaks andma. Aga lasteaias just. Aga kooliealine. Kuule, aga vanavanemad, mingid onud, tädid ju ikka aega panevad ümbrikusse ja nii edasi. Mis siis selle rahaga teha? Kui ta ise käib alles, ongi lasteaia viimane rühm, mis siis, kuidas siis aidata seda? No minu lapsed näiteks senikaua, kui need lasteaias olid, siis nad tegelikult kogusid selle raha kõik kuhugile purki. Kõige lihtsam lihtsalt. Absoluutselt, et tal on mingi oma purk ja siis ma isegi teinud sellega nagu mitte midagi, ma ei tuletanud meelde või ma ei öelnud, et kirjuta üles või mitte midagi. See oligi lihtsalt nagu üks mingi purk, üks selline koht. Nüüd on tulnud ka see teema, et aga me tahame ka panna raha kasvama. Ja siis ma olen teinud neile nii-öelda see kogumiskontot ka, kus me siis nagu kasvatame mingit summat ja kokkuleppe on, et kui nad on 10, et siis nad nagu justkui saavad sellise vahepeatuse teha, et kas ma tahan midagi välja võtta, kas ma tahan edasi koguda, mis me nüüd siis teeme, et see 10 on nagu vahepeatus ja sealt edasi vaatame, et mis siis saab. Aga kui laps nüüd läheb juba kooli, siis sõltub hästi palju sellest, et milline ta päev on. Ja oma lapse näitel, minu kõige vanem laps on 3. klassis ja tal on näiteks nii viisi, et ta läheb reedel 7:30 kooli, tal on kell 10 lõunasöök ja siis järgmine hetk ta tuleb koju, ta lõpeb muusikakool kell 4:30. Kella 10-st 4:30, see on nii pikk aeg. Ja nüüd on minu asi nagu vanemana mõelda, et kas ma annan talle raha, et ta saab minna ja osta midagi siis endale vahepeal süüa. Siis on jälle küsimus, kas sa annad juhised ka, et ära mine nagu kommi ostma, sest et see komm ei kesta ju kaua. Vaid et mine käi, osta pirukat või mine käi selles või teises söögikohas, mine söö seal natuke midagi korralikku ka. Või ma annan talle siis kaasa mingisuguse korraliku toidu. Ma leian, et me peaksime võib-olla ka natuke varieerima, et mõnikord on see nagu toit on tal kaasas, aga mõnikord ta saab ise otsustada. Sest siis see on jälle nagu see kogemus rahaga, et mida ma siis teen ja kui mul jääb nüüd üle, siis see on justkui nagu minu raha, et ma pean nagu ise nagu majandama, mõtlema läbi. Või, et kui tal ongi, ma ei tea, ma annan talle 5 eurot kaasa, et siis ta ei saa nagu minna nagu kõike võtta korraga, sest et tal jääb siis ju puudu. Et sellised nagu kogemused, kui tal ongi nagu ka mingi kohustus, ma arvan, et see on nagu ka oluline, sest tegelikult, kui me nii mõtleme. Mis sa mõtled mingi kohustus? Kohustus selles mõttes, et vaata, kui ma lihtsalt annan talle taskuraha ja kui tal tegelikult, ta ju sööb ju kodus ja ta sööb koolis, kõik tema baasvajadused on kaetud, tal on soe tuba, riided seljas, kõht täis. Aga nüüd, kui tal ongi see eriti pikk päev, siis tal on ju see kohustus, et ta peab vahepeal nagu midagi sööma. Ehk et see raha ei lähe talle mitte lihtsalt selle jaoks, et ta saabki osta kommi või mingit nänni, mida tal tegelikult vaja ei lähe, vaid et ta peabki ostma endale süüa ka, et tal on nagu mingi selline asi seal taga. Samamoodi vanemate lastega, kui nad ma ei tea, 4.-5. klass võib-olla juba 6 äkki. Et kui hakkab kooliaasta tulema, sa annad talle mingi summa ja ta peab ostma ära kõik vajalikud vihikud, kõik vajalikud pliiatsid, käärid, liimid, paberid, mida iganes neil on vaja, mingid riided. Ehk et tal on kokkuleppeline summa ja siis ta peab ise nagu arvestama, et kuidas ma teen nii, et mul jääks sealt veel üle seda kommiraha, sest see on ju see nii-öelda maasikas või präänik, mis nad tahavad sealt saada. Aga et mul on kõik vajalikud asjad ka olemas. Ehk et ühel hetkel tahaks nagu anda seda raha rohkem, et ta saaks seda nagu rohkem majandamise kogemust, aga koos nende kohustustega. Et see nagu võib-olla õpetab rohkem, et just, et ta ei astuks nagu sealt kodust välja ja ainuke, mis ta teab, on see, et kusagil oli see rahakott, on ju.
Kui palju sa oled mõelnud, ma saan aru, et sinul nagu ei olegi seda võimalik olnud teha, sest nad on nii noored alles, aga kui palju peaks tegelikult siis kontrollima seda, kuhu ta pärast seda raha kasutab? Et ilmselgelt paar esimest korda tõmbab ulguv tuul kohe sealt taskust kõik välja. Ja see on okei, ma saan sellest aru, eks ju. Aga et mingil hetkel peaks ju õppima ikkagi aru saama, et kui mul esimese 2 päevaga saab kõik otsa, siis ülejäänud 5 päeva, kui see on nädalane tsükkel, on probleem. Või siis vastupidi isegi mingil hetkel see peaks olema ju pikem samm. Sest mõttes reaalses elus on meil need rahad ikkagi ju enamasti nagu kuu aja peale. Kui palju sa pead nagu õigeks, et seda nagu üle vaadata siis, kuhu see kulub ja siis olla seal selle osas kriitiline, sest teisest küljest sa oled andnud selle raha ja järelikult selle rahaga koos tegelikult peaks liikuma mingi kogus usaldust, eks ju, et kasuta ise, kuhu sa tahad. No mina oma lastega olen nii teinud, see laps, kes mul nüüd koolis käib, et tema saab siis kindla summa nädalas. Ja miks nädalas? Sellepärast, et nädal on see aeg, mille ta suudab nagu ära planeerida. Kuu aega ma leian, et on nagu liiga vara, et võib-olla mõne aasta pärast proovime kuu ajaga kaupa ka. Aga mis ta veel teeb, on see, et tal on selline pisikene märkmik ja ta kirjutabki üles taskuraha pluss 3 eurot. Ja nüüd ma ostsin kommi 17 senti, jäätist 59 senti. Ta kirjutab ise neid asju ülesse ja siis selle nagu arve pidamisega ma tean, et osad rahatarkuse edendajad oma lastega ongi teinud selle skeemi, et ma annan sulle taskuraha siis, kui sul on arve pidamine korras. Tule näita mulle ette ja siis sa saad oma taskuraha. Ja, või et see taskuraha on ka nii seotud, et poole saad sa nagunii, aga poole saad siis, kui arve pidamine on korras. Ehk et ka nii saab teha või siis on nagu variant teha nii, et kui ta tahab näiteks koguda mingi suurema asja jaoks ja siit ka nagu jälle üleskutse, et ärme ostame oma lastele kõike, mida nad soovivad, et proovime ka tekitada seda nälga, et nad tahaks nagu ise koguda, et tahangi rula osta. Emme ei osta mulle, ma pean ise koguma. Või ma tahan endale uut telefoni või nutikella või mis iganes on parasjagu see pop teema, mille jaoks koguda. Ja et ta siis ise teeb selle protsessi läbi, et nii, ma tahan rula. Rula maksab 60 eurot, et ta ise otsib välja, kust ta selle rula saab. Nii, ja nüüd, kui mu nädala taskuraha on 3 eurot, sünnipäeva rahasid on mul alles 30 eurot, mitu nädalat mul aega läheb. Kas ma pean tegema järeleandmisi, et ma ei lähe kommi ostma, mida ma teen teistmoodi, et ma jaksaks seda raha nagu koguda, eks ju. Ja siis võib ju jälle teha neid kokkuleppeid ka vanematega, et kui mina kogun selle suure asja jaoks, siis ole hea, et anna sina nagu ka oma panus, et näiteks sina annad mulle 15 eurot selle sama suure eesmärgi nimel, kui ma näitan sulle ette, et ma kogun või kui ma teen seda eelarvet. Ma olen ise 30 kokku saanud, eks juba näiteks. Täpselt, et selles mõttes kasutage nagu ära, et laske nendel endal planeerida, aga olge nagu toeks ja olge olemas. Ja Liis, ma juba kujutan ette, mismoodi seda 1-2 lapsega ongi lihtne teha. Eks ju, aga nii kui on 7-8, siis oled juba nagu noor pankur kuskil nende laste üle ja kogu seda eelarvemajandust kõik üle vaadata, et see kindlasti sööb väga palju aega ka. Ei, aga siis on niiviisi, et sa paned suuremad vastutama väiksemate eest. Et siis sa juba kasutad ära, et nad ise nagu õpetavad edasi nagu teisi. Et minu abikaasale meeldib öelda, et esimese lapsega sa peate hullult vaeva nägema. Kui esimene laps peseb hästi igal õhtul lambaid, siis kõik need teised lähevad tema järgi. Keegi küsi, et miks me seda teeme iga jumala päev. Et ma ei tea, kuidas sinu kogemus on, et on ju nii, et esimesega on nagu... küll tegelikult, jah. Kõige vanem ei pidanud just kui raha kinni kõige paremini, eks ju. Aga samas mingites asjades tõesti on nii, kui ta suudab eeskujuks olla, siis ta tuleb järgi. Et öeldakse, et alates 3. pole enam vahet palju neid on. Täpselt. No väga tore. Hakkame vaikselt võib-olla seda juttu siin nii-öelda kodu poole ka koordineerima. Üks asi on ju kool ja mõtleme selle kooli konteksti peale ka. Esiteks on muidugi ootus nagu koolile, et kool võiks ju ka midagi seal teha. Aga kui ma mõtlen kooli peale, siis ma saan aru, kui palju on ühiskonnal ootusi sellele, et kool võiks teha seda või teist või kolmandat või neljandat. Seksuaalkasvatus, liikluskäitumine, keskkonnateadlikkus ja you name it. Veel umbes, ma ei tea, sõbralik laps, eks ju, ja võimekus teistega suhelda ja liikuda armastav, initsiatiivikas ettevõtluse suhtes, ole hea kool, eks ju, aita. Neid asju on must miljon ja selge on see, et seal on mingi nihe sees, et kool ei suuda seda kõike teha, sest ta ei suuda lihtsalt. Kuidas nagu, mis sulle tundub, Liisi, mis võiks olla nagu paigas siis skeemis seesama rahatarkus ja kool, sest lõpuks on meil ikkagi mingi väike käitumisvõimalus või käitumise suunamise võimalus sees.
kuidas reguleerida, ma ei tea, kokkuleppeid selles samas klassis või nii edasi, et kuidas sa ise oled selle üle mõelnud? No minu laps tuli esimese klassi poole pealt ja ütles, et mina olen küll hirmus rahatark ja mina kõike tean, kuidas mul ei ole vaja puhvetisse minna ja kuidas ma kogun raha ja tead, suured ja väga üllad eesmärgid. Aga kui tuleb vahetund ja kõik mu klassikaaslased jooksevad korraga puhvetisse, siis juhtub see, et mina tahan ka, ma lähen lihtsalt karjaga kaasa. Ja ta ütleski mulle, ta oli sellel hetkel 6-aastane, ta läks 6-selt kooli, ütles, et emme, palun, kas sa tuleksid, annaksid ühe rahatarkuse tunni mu klassikaaslastele ka? Ja sellega asi ei piirdu, võta need vanemad ka kokku, ütle, et nad ei annaks nii palju raha, miks mina pean kogu aeg siin tugema sente, aga teised kõik kulutavad nii nagu. Nii et see näitas mulle, et ainult see, kui me kodus teeme, sellest ei piisa, sest et need pered, kus kodus tehakse, neid on veel nagu liiga vähe, me ei ole seda kriitilist massi veel saavutanud. Niisiis on nagu väga tore, kui koolis tehakse midagi ka ja ma ei pea üldse silmas, et see peab olema eraldi rahatarkuse aine. Me lihtsalt venitaksime need laste koolipäevad nagu liiga pikaks. Aga rahatarkus on selline teema, mida imehästi annab siduda matemaatikaga, keeleõppega, kõik need erinevad terminid, mis seal on. Seda annab siduda isegi liikumisõpetusega, et kas või selleni välja, et kas sul on vaja jõusaali kuukaarti või sa võiksid niisama käia ka jooksmas näiteks looduses. Nii et tegelikult neid teemasid tuleks nagu siduda ja mida meie nagu vanematena saame teha, et me saame ka küsida, et rahatarkus kui teema on ettevõtlikus pädevuse all täiesti sees olemas. Iga kooliga õpetaja peab midagi tegema, et seda ettevõtlikku hoiakut, sealhulgas rahatarka käitumist õpilasteni viia, et küsida, mida me siis teeme, kas me teeme midagi, et natukene nagu suruda ka siit poolt. Sest materjal on olemas, õpetajad käivad õpetajate mentorklubis, mis ka keskendub just selle rahatarkuse teema edasi andmisele. Ehk et tegelikult kõik see teema nagu liigub sinna kooli poole. Ma saan aru, sa käisid seal koolis ka rääkimas. Ja loomulikult käisin. Sina käisid. Ma ei tea, mis selle mõju oli, et kas sa oled näinud või oled saanud nagu pilti ette, et mida siis pärast seda lapsed hakkasid teistmoodi tegema? Ega tõsi ongi see, et sellest ühest külalistunnist on liiga vähe muidugi ja me peamegi nagu süsteemselt ja pidevalt seda teemat käsitlema ja nagu mida aeg edasi minema järjest keerulisemaks. Ei ole mõtet rääkida investeerimise maksu nüansse esimesele klassile. Neid ei huvita see teema. Aga me peame ikkagi nagu need baasteadmised kuidagi põimima sinna haridusteesse niiviisi sisse, et sealt koolist tuleb välja see inimene, et kui tuleb see kriitiline hetk, et siis ta mõtleb, oota, me rääkisime. Ja ma olen nõus kõigega. See teoreetiliselt olen kõigega nõus, aga kas sa kuidagi nagu oma lapsega rääkides või et kuidas sa nagu muutsid seda pilti või see tegelikult ei ole ikkagi muutunud, et ta ikkagi jookseb nendega koos, võib-olla ei osta siis sealt puffist midagi, püsib lihtsalt räägib kellegagi juttu selle järjekorras, eks ju. Et kuidas sa nagu reaalselt sellest olukorrast välja tulid? Ma arvan, et sellega nagu see asi ka, et ma seletasin talle hästi palju seda, et mida see suhkrulaks tegelikult nagu ka teeb. Et sa korraks tunned seda energiapuhangut, aga see läheb väga ruttu ära ja siis sa tahad seda järgmist. Ehk et see sõltub nagu, või seda saab nagu siduda nii palju sellise nagu tervise käitumisega või seesama, et hambad peaks ju puhkama 3 tundi vahepeal. Et me räägime lihtsalt ikkagi püüdsid selgitada seda, miks ei ole mõtet sinna ostma minna. Just, et ma nüüd näen nagu seda, kuidas ta tuleb koju ja ta on enda üle uhke, et ma käisin sõbrannaga koos poes ja ma ei ostnud midagi. Et see on nagu sellised nagu väikesed mingid märkamise kohad ja siis on jälle minu asi nagu olla toeks, öelda, et väga hästi, kuule, oota, mille jaoks sa kogusid? See oli see rula on ju. Kuule, väga hea, et sa kogud rula jaoks raha, et ma siis nagu kuidagi tuletan talle meelde, et miks ta siis seda teeb. Et ma tegelikult ei tea, kas mu meetodid toimivad. Mu lapsed on alles nii noored. Aga mida ma näen on see, et kuna meie peres on see nagu niivõrd igapäevane teema ja me arutame ka selliseid asju söögilauas, et ma ei tea, meil on üürikorter, mida see tähendab, et keegi teine maksab meile üüri ja siis see on nagu igakuine rahavoog ja kuidas me seda kasutame. Me räägime neid nüansse niimoodi täiesti casuali, see on selline tavaline, normaalne teema, et ma ise arvan, et nad ühel hetkel tulevad nagu küsima, et aga kuidas mina saan seda korterit või kui ma korterit ei saa, siis mingid muud võimalused, kuidas ma siis nagu kasvataksin seda raha. Nii et see on minu lootus, me peame mingi aasta tegema kordussaate. Natuks aja pärast teeme kordussaate. Margot, kuidas sina oled nagu siis nende noorematega, kui sa ütlesid, et vanem ei ole võib-olla nii hästi, hüppame nagu saates päris pika jutu jagu tagasi, aga et mida sa oled noorematega teinud ja nüüd olles kõikidest nendest asjadest läbi tulnud, mis kunagi olid, eks ju, mis olid kunagi takistused ja ebamugavused ja probleemid nagu sinu juures, et mis sa oled muutnud oma käitumises ja kuidas sa siis nooremaid lapsi oled aidanud? Meil on ka rahateema on väga selline avatud. Lapsed on plaanidega kursis, et kui on mingid
mingid suuremad projektid või asjad, et nad teavad, kui mingite asjade koha pealt näiteks ütlen, et nüüd tõmbame eelarve koomale, et meil on vaja katel paigaldada või nüüd just panin päikesepargi katusele. Ütlesin, et see on selle jaoks, et meil terve maja on elektrikütte peal, kõik tarbib elektrit, et tõmbame kulusid selle kalla, kui osa elektrist tuleb päikesest. Ja nemad oma neid... Neil on kasvukontod, nad jälgivad oma, mina küll maksan sinna püsikorraldustega, ehk siis nad ise ei maksa, enda raha on endiselt purkides, aga vaatame aeg-ajalt seisud üle, et kuidas on, kas on plussi poolele liikunud, on miinuse poolele liikunud, oma purke nad ilusti hoiavad, aeg-ajalt loevad üle. Mulle selles suhtes ma nendega arvepidamist ei pea, et mul pole õrna aimuga, palju kummalgi oma purgis raha on, aga jah, meil on selline aktiivne teema. Ja. Mis Margot selle ülemineku juures kõige keerulisem oli sinu jaoks selle nii-öelda planeerima hakkamise juures? Et ühes küljest sa muidugi nägid üsna teravalt ja selgelt ära, eks, kuhu see viib. See on ebamugav tunne. See nagu jälitab, see tuleb nagu kogu aeg tagasi, keegi jälle mingi kiri, eks ju, ja see emotsionaalselt ei ole lihtne. Aga et nagu mis sind sellest üle aitas ja kuidas sa praegu siis nii-öelda hoiad ennast sellel reel? Tead, ma ütleks, et ei olnud keeruline, pigem oli kergendustunne. Kui oli see, tegin otsuse, et kõik niimoodi rohkem ei taha ja siis võtsingi eesmärgiks, et planeerin, tekitan puhvri, enam ei satu sellisesse seisu, et oled üle pea kaela võlgades, et pigem minu jaoks on kerge niimoodi majandada, nagu nüüd majandan, et ma nii ehk naa pean keskmisest rohkem planeerima, sest mul ei ole iga kust sissetulekut. Et kuna ma tulemustasuga töötan, siis... Sellest vahetevahel viskab päris palju nagu korraga, hopsti nagu... Ja, aga see tähendabki, et... Saab lõkke väga suureks puhuda korraga. No jaa, aga kui ma selle lõkke seal ühe korraga suureks puhun ja kõik ära põletan, siis mis ma edasi teen? Et mul selle võrra pean keskmisest rohkem planeerima, et mul võib olla ka nii, et kuude kaupa ei tule üldse sissetulekut. Aga kas ei teki nagu seda sellist kiusatust, et nüüd tuli suur summa, et mida kõike nüüd teeks? Ei. Sest mingid asjad on tegemata ikkagi, et nüüd on tükk aega see katel või teine või need päiksepaneelid. Ja just, kuna ma viimased 7 aastat kõpitsen sellist vana maja elamiskõlbikuks, siis mul on see nimekiri seal, et garaažist on vaja teha esik ja teisele korrusele trepp ja teise korrusele küte ja nüüd just ehitasin saunale uue katuse, et mul see jagub, et mul seda probleemi ei ole, et kulutaks nüüd kõik ära, et midagi pole teha. Siht on paigas. Aga ikkagi ma arvan, lõpu nagu see moment, kas sul on praegu tekkinud mingi ikkagi enda jaoks mingi reserv ka, et kui tõesti ei tule, eks ju, et siis kui lihtne seda reservi oli tekitada? Ma ei oska öelda. Ega ta ülemäära lihtne ei ole, aga ma ei saa öelda, et oleks hirmus keeruline olnud. Ühesõnaga, see on kõik planeerimise ja ettemõtlemise küsimus. Miks ma seda küsin, on ikkagi see, et kui kipub olema nii, et me kulutame kuu lõpuks ära kõik, mis tuleb. Ja nii kipub olema elamus Eesti peredel, elamus Eesti inimestel. Siis enamasti see põhjendus selle juures, et miks ma ei pane kõrvale või miks ma seda ei muuda, on ju see, et aga mul ei ole midagi kõrvale panna, sest mul kulubki kõik ära. Ma ei saa panna kõrvale. Mida sina ütled nende jaoks, kes tunnevad nii või mõtlevad oma sissetulekute juures? Minul läheb püsikorraldustega kuu alguses endale erinevatele kogumiskontodele, investeeringuteks, lastele kasvukontodele. Kõigepealt paned selle ära, mis tahad kõrvale panna ja siis ülejäänu jagad ära, vaatad, et mille jaoks sul kui palju vaja on. Kõigepealt tuleb muidugi selgeks teha, mis su kulud on. Ma tean oma aasta keskmisi palju elektri peale läheb, palju vee peale läheb, palju toidueelarve on ja siis kõigepealt panedki need, mis sul on vaja enda selle meelerahu jaoks. Need paned kõrvale ja oma investeeringud ja pärast selle ülejääva raha jagad ära. Et mitte kõigepealt ei kuluta ära ja siis vaatad kuu lõpus, et pole. Et nii... Liisi käest küsin kohe viimase küsimusena täiesti seda, et kus kohas siis nagu pihta hakata, et kui ma olen kogu selle jutu ära kuulanud ja siit saanud mingi tõuke, et võiks seda muuta, Margot, siis ütle enne sina, kus sa abi said selles mõttes, et see ei saanud tulla ise? Ise ikka.
no miks sa siis varem seda ise ei teinud? Sa ei mõelnud ju kõiki neid asju käigu pealt ise välja. Kes sind aitas sellel teel nagu selle tee peale? Varem järelikult polnud piisavalt valus. Inimene muutub siis, kui kas ise hirmsasti tahab või on piisavalt valus seal kohas olla. Sa ütled, et tegelikult sellega sa said hakkama täiesti üksinda. Elu õpetas. Mul ei ole väga suurt turvavõrgustikku. Ei no ma ei tea, mingi pangas keegi nõustaja või kuskil mingi, ma ei tea, mingis ühingust või keegi kuskil. Mitte keegi. Said hakkama ise, mõtlesid välja kõik need süsteemid. Jah, ise. Mul vanasti vanemad ütlesid, ise on lautas sabarõngas, kui ma tahtsin midagi ise teha. No, siis nii aga on. Sina suutsid teha midagi täiesti ise, nii et see on võimalik kõigil. See on tegelikult teaduskirjandus ütleb, et ongi teachable moment. Et kui sa nagu selle hetke nagu tabad ära, et nii valus on, võt nüüd enam ei saa. Et siis sa mõtled nagu mingi teise süsteemi, sest et sa tead, et samamoodi enam ei saa. Et see tegelikult toimib. Aga on väga palju inimesi, kes peidavad lihtsalt pea liiva all ja loodab, et äkki läheb nagu mööda, äkki see hajub ise ära. Ja ei haju tegelikult. Et võibolla see on nagu hästi hea näide, et sina oled ettevõtlik inimene, võtsid ise käsile, tegid ise korda ja selle käigus lõid need süsteemid, mis sulle sobivad. Aga kui on nüüd selline nagu, kuidas ma nüüd ütlen, inimene, kes ei mõtle nagu ise välja, et tema tegelikult, mina ütleks, et saab väga hästi kasutada ära oma lapsi. Et lapsed on ju see motivatsioon, miks me tahame teha paremini, miks me tahame olla nagu paremad eeskujud ja mõnes mõttes seda rahatarkust, kui sa nagu tunnedki, et see on nagu võõras teema või ma ei tea sellest ülemäära palju. Aga võtke oma lapsed oma motivatsiooniks ja te ei pea hakkama lugema keerulisi investeerimisraamatuid, mis võib-olla tunduvad nagu väga segased. Võtke selline raamat nagu Tom õpib rahamängu. Laste raamat, laste keeles, lugegegi koos oma lastega. Tom saab sünnipäeva raha, kulutab kõik ära ja siis need asjad on kõik kas katki või ära söödud ja oli ju raha, aga nüüd enam ei ole. Mis siis nüüd saab? Et hästi selline eluline, lihtne, õpetlik või järgmisena Koer nimega Money, selline raamat Bodo Schäfferi kirjutatud. Väga tore ja lugegegi koos lastega neid raamatuid ja siis tegelikult nagu oma enda laste nimel. Liisi, seal tekib ikka seal, kuule, küsin siukest laste raamatut. Ei, aga laste raamatut on just väga... Palun väga, nüüd selgub, et sa ikkagi lugesid kusagilt mingi abil sai. Siis, kui mul oli endal juba... Siis, kui juba pilt sees oli, okei. 6 hakkasin harima. Ehk siis mingid aastad tegelikult lapsed on see motivatsioon, et teha paremini, et lugegegi laste raamatuid. Me tegime lasteaia viimases rühmas jõulukingitus oli see Tom õpib raamängu. Suurepärane näide. Keskmisele lapsele. Et siis temaga koos lugesimegi. Või kas või arutada lastega koos, et aga mis siis saab, kui meil ei ole seda puhvrit, mis siis saab, kui ühel päeval auto läheb katki, et kuidas me siis hakkama saame, et tegelikult selliste lihtsate eluliste arutluste käigus, kui me proovimegi avatult sellest rahateemast rääkida, juba nagu tuleb nii palju tarkusi, me mõtleme tegelikult ise nii palju välja, et me oskame eestlastena tegelikult väga hästi majandada, aga küsimus ongi, et need nagu teadmised vahel ei jõua sinna käitumisse, et kuidas nagu seda poolt. Jaa, ehk siis tuleb leida iseendasse Tõnisson ülesse, kellel värvli vahel alati oli natukene ja Joosep Toots teadis, et sinna tuleb küsima minna. Pigem tahaks ju olla need Tõnissonid kui Joosepid selles olukorras ja nii ma selle vestluse lõpetuseks loodan ja usun, et tegelikult on seda võimalik endal ise ka sellist situatsiooni luua. Liisi ja Margot, suur aitäh teile selle vestluse eest. Suur aitäh kuulajad teile selle jutu kuulamise eest, kui tekkis ideid, kui tekkis mõtteid, on väga hea. Kui julgete ja tahate neid jagada, on veel parem. Hea meelega paneme silma peale ja saame osa teie mõtetest ka. Aga uus podcasti episood ootab sind juba või kui on kõik kuulatud, siis hakka otsast peale. Meil ei ole mitte midagi selle vastu ja oleme väga tänulikud, et te seda teete. Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin oli see ja täna olid siin külas siis rahatarkuse eestvedaja Liisi Kirch ja Margot, kes on koos eluga õppides saanud endale külge tiitli rahatark.